Ideed digitaalsest tööriistast, mis võimaldaks võrrelda toidukaupu Läti suuremates jaemüügikettides, on lõunanaabrite majandusministeerium vaaginud juba üle aasta. Ministeerium jõudis järeldusele, et samade toodete hinnaerinevused võivad olla tohutud ja elanikud saaksid palju kokku hoida, kui teaksid, millisest poest on võimalik soodsamalt sisseoste teha. Šobrīd iedzīvotāju informētība balstās uz reklāmas kampaņām, ko sniedz paši lielveikali. Mēs gribam piedāvāt objektīvu informāciju par lētākajām cenām konkrētā kategorijā 10 preču grupās, lai iedzīvotāji ļoti vieglā veidā varētu uzreiz paskatīties un saprast, kur tad ir tiešām lētākās preces. Viimased kuud on 3 Läti suurimat toidukaupade jaemüüjat, Rimi, Maxima ja Lidl, esitanud perioodiliselt hindade andmeid Statistikaametile. See asutus toimib vaheetapina, edastades andmeid edasi hinnavõrdlusrakenduste arendajatele. Seni on huvi üles näidanud 2 äppi arendajat. Läti majandusministeeriumi eesmärk on üllas, saavutada 20% hinnalangust põhiliste toidukaupade rühmade puhul. Ja mēs parādām cenu caurskatāmību, lai cilvēki var viegli salīdzināt, kurš tad ir tiešām lētākais, tas arī veicina arī pašiem veikaliem vēlmi kļūt tiem lētākajiem, jo ja mēs pasakām, ka šodien lētākais ir šis veikals un dārgākais ir šis, tas, protams, veikaliem varētu radīt vēlmi tomēr būt vai pa vidu vai lētākais nekā dārgākajā kategorijā. Kas taoline läbipaistvus võiks Eestis üldse kõne alla tulla? Ühe populaarsema hinnavõrdlus rakenduse Tarbi targalt arendaja Sven Rannaväli sõnul ei pruugi see Eestis olla kõige parem mõte, kui riik hakkaks sekkuma poodide hinnapoliitikasse. Ma arvan, et meil on mida jälgida ja vaadata, kuhu see eksperiment läheb. Sest et suur küsimus on mõjuanalüüsis, et kuidas ta ikkagi jaekaubanduse konkurentsi mõjutab. Sest kui hinnad tehakse nii totaalselt läbipaistvaks, et see on tegelikult üks viis, kuidas hindu kontrollida. Ja kui riik hakkab läbi sellise tegevuse jaekaubanduse hindu kontrollima, siis see jaekaubanduse eripära erinevate jaekettide oma nägu ja oma sortimendi valik, et see võib kõik lõpuks mingisuguseks plaanimajanduseks kujuneda. Arendaja Sven Rannaväli sõnul on siinkohal aga Eestil väga kaval jälgida, kuidas Lätil eksperimendiga läheb. Siiski varem mainitud 20% hinnalangus toidukorvilt tundub ka Rannavälile pigem muinasjutuline. Eestil on hea jälgida, kuidas see Lätis läheb. Lätis muidugi on jaekaupmeeste konkurents natuke teistsugune, seal on vähem. Et Rimi ja Maxima ja Lidl võib-olla ongi suur osa turust. Et seal on võib-olla lihtsam neil sellised asju ka natuke kokku leppida. Aga ma arvan, et sellisel puhul on ikkagi küsimusi rohkem kui sellised vastused. Et tundub ikkagi selline populistlik võtte valitsuse poolt, et inimesi nagu vaigistada. 20% langusesse päris tundub ikkagi väga ebareaalne. Kui Rannaväli tõi just välja, et Lätis ongi 3 suuremat kaupluseketti ning võib-olla sellist kokkulepet on kauplusekettidel omavahel lihtsam luua, siis kuidas näeb näiteks asja Rimi Eesti filiaal, sellepärast et Rimi on Eestis teatavasti üks kett paljudest. Lätis on täna toiduainetele käibemaks 21% ja kohalikele puu- ja köögiviljadele on see 12% ja põhitoiduainetele kaalub Läti tõsiselt käibemaksu langetamist 12% ja seda 9 aastaks. Ja see on ka siis üks selle programmi osa, et kuidas on võimalik lõpphindu 20% võrra alandada. Et Reik teeb omalt poolt sammu, tuleb vasta ja alandab käibemaksu 12% ja siis ka kaupmehed omalt poolt peaksid siis sinna vastu tulema. Kui me vaatame Eestis Rimi poolt tehtavaid eri hindasid, mis me klientidele pakume, üks on väga hea programm, mis meil on hea hind iga päev, siis sellest valikust leiab ligi 700 toodet, mis on väga hea hinnaga juba praegu, ilma et riik sellesse sekkuks. Rimi Eesti tegevjuht rõhutab veel kord üle, et Läti näitel on siiski poed need, kes oma hinnad ise kehtestavad, sest olenemata riigist ei ole hea toon see, kui riik hindadesse sekkuma hakkab. Läti valitsus ei määratle neid hindasid, et see on vaba tahe, iga kett ise samamoodi Maxima, Lidl ja Rimi ei lepi omavahel kokku neid hindasid. Iga kett ise otsustab, mis on tema mõttes need head hinnad tarbija jaoks ja need nad ka kehtestavad. Et see ei ole selline sunniviisiline. Ja ma arvan, et Eestis me teeme ka need samme juba iseseisvalt ja ilmselgelt igasugune riiklik sekkumine, kehtestamine, määramine, reguleerimine piirab vaba turumajandust.